Üks ja täiesti uus lähenemine erinevate ostude finantseerimise puhul on tasumine krüptovaluutas. See on mobiiliautokeskuses täiesti võimalik. Näiteks soetati just üks matkabuss sellise tehinguga. Selleks me kasutame Eestis litsenseeritud virtuaalvääringu teenuse pakkujat. See on hästi turvaline ja saadetakse arve natukene teisel kujul. Kõik krüptoinimesed teavad, mida seal tuleb täita ja selle eest võetakse väike teenustasu ja ongi auto sinu. Et kui sul on krüptoraha, et ei ole vaja vahetada seda ringi eurodeks ja tulla selle eurode eest meile ostma, et saab ilusti krüptorahas. Ja ettevõtte Swapin katab ära 80% enamlevinud krüptovaluutadest. Kui klient avaldab soovi tasuda krüptos, siis lihtsalt märkida üks linnukene ära ja tuleb arve teisel kujul ja auto saab siit kätte. Kas see ütleme ettevõtjale nagu selline teatud risk ei ole, et krüpto on selline, mille koha pealt ikkagi räägitakse, et tema selline väärtus pidevalt ja väga kiiresti ajas ja ruumis muutub? Väärtus muidugi muutub, aga see on teine teema, et hetkel me räägime krüptost tasumisest ja selle vahendusteenusest ja tegemist on, nagu ma ütlesin, Eestis litsenseeritud ettevõttega, mis on kontrolli all ja see on nagu vägagi turvaline. Kas selle krüptoga tasumise eest tuleb ennevalt kuidagi nagu nii-öelda läbi rääkida või mida selleks teha, juhul kui inimene näeb, et ta tõepoolest tahab krüptovaluutas endale sõidukut soetada? Selleks ei ole muud vaja teha, kui lihtsalt öelda, et ma tahan tasuda krüptos. Kõik vastavad kursiarvestused ja muu selline tehakse teie eest ise ära. Seega, kellel huvi selliselt arveldada, siis mobiiliautokeskuses on see täiesti võimalik. Seda teenust tutvustame lähemalt ka järgmisel korral.